Tere kuulajatele, uudised eetris ja stuudios Rohko Tevelak. Kütuse hind maailmaturul lõpetab peatselt langemise, sest selgelt on näha, et Eesti kütusemüüjad ei tule hinnalangetusega kaasa, märgitakse maailmaturu peamiste osaliste ühises pressiteates. Algselt oli lootus, et USA administratsiooni tolliralli sunnib maailma majanduse ettevaatlikuks ja kütusehinnad langevad, kuid Eesti tarbijate tugev positsioon ei võimalda kütusemüüjatel hindu langetada. Ehkki riik on olnud aastaid majanduslanguses, on rahval OPEC-i analüütikute hinnangul küllalt raha, et praeguseid hindu maksta ja ülejäänud maailm peab ootama, kuna eestlastel raha ükskord ometi otsa saab. Arvestades aga ajalugu võib seda ootama jäädagi. Valitsuse värske uuringiga näitab, et tegelikult on inimeste eluolu oluliselt paremal järjel, kui seda näitavad inimeste hinnangud. Eestis on arvukalt inimesi, kes väidavad, et nad ei ela oma sissetulekutest ära. Uuring aga näitab, et suur hulk neist on seda väitnud kuust kuusse, mõni aastast aastasse, midagi aga ei ole juhtunud ja inimesed on ikka elus. Küll ei elata ära pensionist või töötu abirahast või ei elata ära toimetulekutoetusest, mõni ei ela ära sellepärast, et ei olegi mingisugust sissetulekut. Kõik, kes seda väitnud on, aga endiselt elus. See paneb ka valitsuse käsi laiutama, sest adekvaatne info puudub seni, kuni inimene pole tegudega tõestanud, et ta tõepoolest ei ela ära, ei saa ka riik kuidagi aidata. Valitsusel on valmimas ka abiprogramm nendele inimestele, kes saavad kohe, kui elamine lõppes, pöörduda sotsiaalametisse ja küsida toetust, mis tagaks lõpuks äraelamise. Riigikontroll pöördus eile valitsuse poole ametliku sooviavaldusega muuta Riigikontroll alates 1. juulist meelelahutusasutuseks. Kui Riigikontroll ei ole enam riigiasutus, vaid meelelahutusasutus, siis on Riigikontrollile ka enam selge, millises mõttelises ruumis tegutsetakse, samuti ka see, miks Riigikontrolli töö tulemusi valitsus ja teised otsustajad kunagi tõsiselt ei võta ja sellest mingeid järeldusi ei tee. Kuulatakse, noogutatakse, plaksutatakse küll, aga rong sõidab alati ikka vanaviisi edasi. Lisaks juba ammu harjumuspärasele mootorsõidukite kohustuslikule liikluskindlustusele ja ka värskema teemana kergliikurite kindlustamisele on valitsusel laual ka jalakäija kohustusliku liikluskindlustuse kehtestamise seadus. Jalakäija kindlustuse kuumaks hakkab sõltuma jalakäija elukohast. Suuremate linnade kesklinna piirkonnas elavad inimesed maksavad kõrgemat kuutasu kui inimesed, kes elavad väiksemates linnades, alevites külades või lausa metsas. Metsas elamise korral on makse siiski kõrgem kui alevis elava inimese puhul, sest metsas võib hunt inimese ära süüa ja see on ka liikluse ebaõnnestumise üks vorme, seisab jalakäija kohustusliku liikluskindlustuse seaduse eelnõus. Ja teaduse vallast pikaajalised katsed näitavad, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, nii märgivad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused kesid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Eetris olid uudised.